Tere! Mina olen Jaana, olen tudeng osteopaat. Osteopaatiasse lükkas mind nii-öelda elu, elulised vajadused, mõista suuremalt seda, et miks inimese kehad algatavad endas selliseid protsesse, mis on tihtipeale ebameeldivad, näiteks kroonilised peavalud, kõhuvalud, nende erinevad variatsioonid. Ja kuna minus on alati olnud olemas selline sisemine kutse osata aidata seal, kus enam abi ei ole, siis otsustasin tulla õppima osteopaatiat, mis on minu jaoks terviklik ja aitab mul tänasel päeval oma abi osutada ka rohkematele inimestele. Inimesed on pöördunud minu vastuvõtule erinevate valudega kehas. Enamasti on need inimesed juba väga pikalt valude käes kannatanud ja pole oma probleemile abi leidnud. Üldiselt minu vastuvõtt näeb välja selline, et alguses küsin küsimusi, millega inimene minu poole pöördub. Seejärel vaatan, mida tema keha nii-öelda kõneleb. Oma töös arvestan ma sellega, et kõik füüsilised kui ka emotsionaalsed pinged talletuvad kehasse ehk need somatiseeruvad kehas. Näiteks kui tuleb vastuvõtule laps, kes pissib öösiti alla või tal on kõhuvalud tugevad, kui ta kooli läheb, siis tuleb vaadata, et milline on lapse emotsionaalne olukord. Teadvustada see emotsionaalne olukord ja aidata kehal toime tulla nende pingete vabastamisega. Et osteopaatias me saame vabastada ka selliseid pingeid, mis on kehasse talletunud ka emotsionaalsete põhjuste tagajärjel. Kui see sind kõnetab ja sa tunned, et mina saan sind mõnes oma terviseprobleemis aidata, siis ma ootan enda vastuvõtule nii mehi kui naisi, ka lapsi kui ka pensionäre. Ja pöörduda võib siis erinevate probleemidega, erinevate valude tõttu kehas, ka krooniliste teemadega. Samuti ootan oma vastuvõtule inimesi, kellel on vaja tööd teha luustruktuuriga, näiteks hambumuse korrigeerimisega või lõualuude probleemidega. Minu vastuvõtud toimuvad siinsamas osteopaatia butiigis Tallinnas ja vastuvõtte teen ka Jüris Harjumaal. Seega, armas inimene, kui sa tunned oma kehas pingeid, mis ei lase sul täisväärtuslikult elada, siis piisab ühest otsusest astuda samm, et midagi oma elus muuta.